tõesti see põhjendatud üksnes sellega, et meie turg on niivõrd väike, et maale toomine ja kallis ja partiid on väikesed ja seoses sellega on hinnad kõrged. Või on sellest olemas selle taga ka mingisugused muud põhjused. Nii et raske öelda. Aga paljud asjad tõepoolest, kui me kõnnime ka Tallinnas ringi ja näeme ja oskame võrrelda neid samu hindu kas või siinsamas põhjanaabri juures, Saksamaal, Prantsusmaal, Ameerika Ühendriikides, siis mida me avastame on see, et meil tarbijana tuleb mõningate asjadest maksta oluliselt kallimat hinda kui näiteks Ameerika Ühendriikide tarbija. Ja see teeb murelikuks. Nüüd ma 2 sõna sellest leebusprogrammist tahan ainult öelda, et sellest on kindlasti täna siin profid räägivad märksa täpsemalt, aga selle üle ma olen pidanud oma hea sõbra Toomas Lumaniga 2 aastat vaidlust. Ja tema ütleb, et see kõik on jama, eks ole, et niisugust asja, et Eestis ei ole vaja, et turg on väike, see on ka sinu argument on kogu aeg. Ja teine asi on see, et on see olemas mingisugune hirm, mingi hirmusündroom, millest täna kirjutab suurepärase artikli Alumat Leon. Kardetakse seda, et ühte õiguslikku instrumenti hakatakse ära kasutama selle eesmärgi vastaselt. Et nüüd siis, kui me selle leebusprogrammiga välja tuleme, kui see peaks olema seadustatud, siis kindlasti on kuskil olemas need ettevõtjad, kes oma konkurentide vastu hakkavad seda ära kasutama, leppides kokku tuttavate prokuröridega. Kui me niimoodi mõtleme, siis me ei saaks üldse mitte midagi Eestis teha. Sest siis me eeldame kogu aeg, et üks seadus alati leiab ebaseadusliku rakendus. Ma ikkagi kutsun kõiki üles lähtuma eelkõige sellest asja heast küljest ja eeldama seda, et asja rakendatakse ausalt ja kui asja rakendatakse ebaausalt, siis selle vastu on olemas ka õiguskaitsemeetmed. Et ka näiteks palju kardetud valekaebuste vastu on ju võimalik rakendada ka täna kehtivat karistusseaduslikku, kus on olemas väga selge säte valekaebuse esindamise eest. Nüüd on iseasi küsimus selles, et kas see on piisav tänasel päeval ja ka Justiitsministeerium leiab, et hetkel see ei ole piisav. Ja me oleme näinud seda teed, et me siis selles samas leebusprogrammis esitame ka selle sanktsiooni tõstmise. Kui ikkagi tõepoolest keegi otsustab valekaebuse kasuks ja sellega üritab turul paremaid tingimusi mitte välja kaubelda, vaid saada, eks ole, et siis sellest tulenevad kahjud on hüvitatavad kindlasti tsiviilkohtupidamise korras, aga selle eest saab ka kriminaalkorras karistada. Nüüd 2 sõna veel või hoopiski muul teemal. Loomulikult täna me keskendume sellele, mis asi on see leebusprogramm ja kuidas me sellega saaksime edasi liikuda. Aga minu meelest korruptsioon kui nähtus Eesti ühiskonnas on ka oluliselt laiem teema ja seni me oleme tajunud seda Eestis ikkagi reaalselt kui ainult avaliku sektori korruptsioon. Et suure mürina ja kärinaga me peame protsesse liikluspolitseinike üle, kes on altkäemaksu võtnud. Tulevad jälle välja tolliametnikud, kes piiril on altkäemaksu võtnud ja kõike seda tajutakse nagu selles kontekstis, et kuskil on olemas mingisugust riigiametnikud, kes siis meelehea eest teevad mingisuguseid toiminguid või jätavad neid toiminguid tegemata. Aga seda teist pool korruptsioonis, et korruptsiooni erasektoris nagu esiteks ei taheta tajuda ja teine probleem, mis minu arvates on nagu oluline probleem, on see, et seda tahetakse pehmelt öeldes kinni mätsida. Et kui ettevõtte sees on avastatud korruptsioonijuhtum, kus näiteks müügimees meelehea eest teeb mingisuguseid tehinguid, siis seda ei taheta kunagi õiguskaitseorganite juurde viia, sest see on nii-öelda ettevõtte siseasi ja see üritatakse kuidagi sisemiselt ära klaarida. Ja tulemuseks on see, et meil ringleb mingisugune seltskond sulisid, kes siis ühe ettevõtja juures liiguvad teise juurde ja neid kunagi ei karistata, sellepärast, et keegi ei taha tegelikult neid juhtumeid nagu avalikkuse ette tuua, ei taha nende peale kaevata siis politseile või prokuratuuri. Ja see on minu meelest väga kurb. Ja see näitab seda, et ma ei ütleks, et see on usaldamatus õiguskaitse vastu, kuivõrd pigem ei soovita näidata ennast nagu halvemas valguses, et mulle siin tehti liiga, ehk ettevõtjate keeles, et mina
tunnista seda, et mulle tehti dünamo. Aga kui me jällegi võtame sellise käitumismalli omaks, siis ei maksa ju imestada selle üle, kui sellised noorharrad või daamid, kes sellega tegelevad selliste korruptiivsete tehingutega, need saavad ainult indu juurde ja turule siseneb neid ka rohkem, sellepärast et selline karistamatuse tunne, see ju levib. Et üleskutse oleks ka selles suhtes kindlasti kõikidele headele ettevõtjatele, et ärge siis, kui teile on ikka liiga tehtud ja kuritegelikult teil liiga tehtud, siis oleks mõistlik sellest seda ikkagi teada anda, mitte lihtsalt omakeskis asi vaikselt ära klaarida. Nii, suur tänu!